Tere päevast! Mul on hea meel kõiki tervitada tänasel pealelõunal ja meie kohtumise teemaks on vaidlemine. Vaidlemine mitte päris tavapärases tähenduses, vaid tarbijavaidlemine ja räägime kindlasti täna ka sellest, et mis sellele tarbijavaidlusele eelneb ja kuidas tarbija ja kaupleja, kuidas ettevõtja omavahelist vaidlust siis omavahel lahendavad ja kuidas toimub selle vaidluse lahendamine tarbija vaidluste komisjonis. Selline on meie tänase päeva peafookus, aga kõigepealt ka hea meel tuttavaks saada. Minu nimi Veiko Kopamees, olen viimased aastad tegelenud tarbijavaidluste lahendamisega ja olen täna palunud siia meie arutelu juurde ka Martin Zimmermanni, kes räägib meile sellest, mida siis kaupleja ja tarbija omavahel eelnevalt vaidluse lahendamiseks teha saavad. Selline oleks meie tänase päeva plaan ja nii nagu ikka, alati on kõik küsimused ja märkused teretulnud. Neid saate esitada jooksvalt meie ettekannete ajal ja me anname Martiniga endast parima, et need küsimused saaksid ka vastused. Ma loodan, et teil on huvitav meid kuulata. Ma loodan, et see tund saab olema täis huvitavat arutelu ja põnevaid küsimusi teie poolt. Aga kui lubate, juhatan sisse Martini, kes alustab siis pretensioonide esitamisest ja pretensioonide lahendamisest siis ettevõtja ja tarbija vaates. Nii, tere tulemast ka minu poolt. Minu on Martin Zimmermann, siis nagu tutvustatud. Mina olen siis tarbimiskeskkonna osakonna jurist ametis ja enne kui ma alustan, ma igaks juhuks täpsustan, et kas kõik on kuulda, tundub, et kõik töötab. Et mina räägin siis pretensioonide käsitlemisest, et selles mõttes fookus on eelkõige siis ettekanne mõeldud eelkõige ettevõtjatele, aga kuna teemaks on tarbijaõigused ja tarbijavaidlused, siis ütleme nii, et loodetavasti leiavad siit midagi huvitavat kõrva taha panemist ka siis tavalised tarbijad. Kui me räägime nüüd pretensiooni esitamise õigusest, siis põhimõtteliselt on küsimus sellest, et kui nüüd ütleme kaupleja müüb kaupu, pakub teenuseid, ja tarbija läheb poodi ja ostab selle, et siis on kui ta nüüd selle toote võtab lahti ja hakkab kasutama, et siis ongi küsimus selles, et kui kaua nüüd see tarbija siis seda toodet võiks siis mõistlikult kasutada ja millal siis läheb see piir, et ütleme, millal müüja või siis kaupleja enam selle toote kvaliteedist enam ei vastuta. Et meie praktika näidanud, et nendes küsimustes on teatavad sellised puudulikud teadmised nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel ja sellepärast on ka mõistlik neid alati ka üle korrata. Seda hoolimata asjaolust, et tegelikult seadus selles küsimuses viimaste aastate jooksul tegelikult muutunud ei ole. Aga kui me nüüd räägime pretensiooni esitamise õiguses, siis küsimus sellest, et milline siis see toode peab olema, mis siis tarbijale müüakse. Et kõigepealt loomulikult see peab olema ohutu, samuti peab see olema mõistliku kvaliteediga ja siis piisavalt heas korras, et seda oleks võimalik tarbijalt kasutada. Aga sellele lisaks peab siis, on võib-olla isegi, ma ei tea, kas kõige olulisem, aga see, et toode vastaks siis lepingu tingimustele, ehk siis see vastaks täpselt sellele, mida on siis enne lepingu sõlmimist tarbijale lubatud või siis enne, kuidas on seda konkreetset toodet enne siis tarbijale tutvustatud enne seda, kui tarbija on teinud, siis teeb selle ostuotsuse. Et lepingu tingimused puudutavad nii, ütleme, asja omadusi, kvaliteedi kogust, liiki, et sisuliselt kõik see, mille vastu võiks tarbijal huvi olla, kui ta seda toodet ostab või kuidas seda hakata kasutama.
Need, ütleme, lepingutingimused või siis kirjeldus iseenesest võib olla avaldatud väga mitmel moel ja samuti võib see olla avaldatud ka kindlasti müüja poolt, aga see võib olla avaldatud ka, ütleme, tootja poolt või siis vahendaja ehk siis, ütleme, varasema müüja poolt. Ja see, kus või kuidas neid toote omadusi või kirjeldusi on siis avaldatud, et näiteks, eks ju, siin on võimalik teha seda reklaamis, toote enda peale lisatud etikettidel, samuti kas siis näiteks kaupleja või tootja veebilehel ja loomulikult siis müügitingimustes, lepingus ja kõikides muudes avaldustes. Et selle info põhjal siis tarbija saab ülevaate, et millest see konkreetne, millised omadused selle tootel on ja kas tal on huvi selle toote vastu ja siis vastavalt sellele ta siis langetab tehinguotsuse ja siis on ka leping sõlmitud. Kui leping on sõlmitud, siis tekib kohe küsimus, et mis juhtub siis, kui asi ei vasta lepingutingimustele. Küsimusele vastates tuleb kõigepealt siis võib-olla vaadata seda, et millised need lepingutingimused on, eks ju, et milles kokku lepiti ja mis juhtub siis, kui need tingimused siis nendele kokkulepetele ei vasta. Et siin me räägime eelkõige sellest, et kas tootel ei ole siis neid kokkulepitud omadusi või siis seda mõistlikult eeldatavat kvaliteeti, et mida tarbija lootis saada, kui ta selle toote ostis. Ja klassikalised näited on siis see, et tarbija ostis siis mingisuguse toote või asja, millel pidi olema vastav, ütleme, selline omadus, mille vastu ta huvi tundis, seda temal, kui ta siis selle asja kätte sai ja hakkas kasutama, et tuli välja, et seda ei ole. Näiteks ütleme, tänapäeval on hästi tavaline see, et sellised puudused või siis omaduste puudused on just tehnikakaupadel selline praktiliseks probleemiks, et ostetakse mingisugune tehniline seade, millel näiteks ütleme käekell, eks ju, nutikell, mille loodetakse, et sellega on võimalik näiteks helistada, et vaadatakse toote siis veebilehte, seal on avaldatud küll, et sellega on võimalik helistada ka, aga siis, kui hakatakse kasutama, selgub, et Eestis seda üldse ei ole võimalik sellist funktsiooni kasutada. Näiteks, kui müüja on ka teada andnud, et jah, et selline funktsioon on olemas, siis tuleb välja, et seda omadust tegelikult ikkagi Eesti tarbija kasutada ei saa ja siis võib-olla tegemist lepingu rikkumisega. Aga samuti sellised klassikalised näited, et kus siis toode võetakse pakendist lahti ja selgub, et see on, ütleme, kas siis defektne, et seda kasutada ei saa ja või siis olukorrad, kus siis toode, ütleme, töötab ainult mõned korrad või mõned nädalad, kuud isegi, aga siis see, ütleme, lakkab töötamast ja siis tekib samuti, ütleme, tarbijale hakkavad siis tekkima küsimused. Ja esimene küsimus ilmselt ongi see, et mis siis teha, eks ju, et kui asi nendele tingimustele ei vasta. Siin saabki tulla nüüd tagasi selle ütleme, esimese slaidi juurde, mis selle toodud, see toote elukaar. Et sellisel juhul kõige tähtsam nõue, eks ju, millega peaks tarbija arvestama ja ettevõtja, kui ta hakkab, ütleme, kaupa teenuseid müüma, on siis see, et tarbijal on seadust tulenev õigus esitada 2 aasta jooksul kauplejale retensioon, juhul kui siis see toode on siis osutunud puudusega või defektseks. Jah, selles mõttes siis, kui tarbija ennast sellisest olukorrast leiab, on tal eks ju õigus pöörduda kõigepealt kaupleja poole ja kaupleja poole pöördudes on olemas, seadus sätestab teatavad tähtajad, et millega peab siis, ütleme, tarbija arvestama. Esimene on see, et kui ta nüüd selle puuduse avastab, selle puudus tootel ilmneb, siis hakkab jooksma
tähtaeg, ehk siis ta peab pöörduma kaupleja poole esimese 2 kuu jooksul. Noh, loomulikult võimalikult nii kiiresti kui võimalik, aga iseenesest on tarbijal aega 2 kuud sellise kaebuse esitamiseks. Kaebus iseenesest selle võib esitada mis tahes vormis, ehk siis see on vormivaba. Soovi korral võib selle esitada niimoodi, et minna tagasi kauplusesse ja esitada suuliselt sellise nõude. Ja teine on siis nõue, millele veel peab vastama, siis see, et kui nüüd kaupleja sellise pretensiooni või siis kaebuse kätte saab, et ta peab kindlasti kinnitama selle kätte saamist. Ja siis sellest hetkest, kui kaupleja selle kätte saanud, siis ta peab sellele vastama 5 päeva jooksul. Nüüd oluline on see, et tarbija sõlmib, müügilepingu sõlmib ikkagi konkreetselt ühe juriidilise isikuga. Ja nüüd see isik, kellelt ta selle kauba on ostnud, selle poole peab ta ka pöörduma. Näiteks meil on väga mitmeid selliseid samu nime võib-olla kandvaid kauplusi, aga võib-olla juriidilised kehad on nende kaupluste puhul erinevad. Ehk siis oluline on see, et tarbija siis esitaks selle nõude või selle kaebuse lepingu poolele, kellega ta on lepingu sõlminud. Soovituslik kauplejatel on alati see, et mõistlik oleks töötada välja sellised kaebuste esitamise vormid, kas siis näiteks veebilehel või siis kaupluses välja trükituna, kus siis on olemas kõik need küsimused või andmed, mida tarbija peab sisestama oma siis selle kaebusega seonduvalt. Ja kindlasti selliste soovi korral on näiteks võimalik ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti siis meie pretensiooni juhendist selline vorm leida. Aga selle väljatöötamisel on kindlasti oluline see, et tarbijalt küsitaks neid andmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Ehk siis mingisuguste täiendavate lahtrite täitmist sinna lisada ei saa, need, mis ei ole siis selle konkreetse kaebuse lahendamise puhul olulised. Võib-olla soovituslik on näiteks küsida, mis võib-olla ei seondu otseselt selle konkreetse kaebuse lahendamisega, aga juba etteruttavalt võiks siis küsida tarbijalt ka pangakonto numbrit, et juhul kui juhtub siis selline lugu, kus seda ostetud asja ei õnnestu kas siis asendada või parandada või kuidagi kokkuleppele jõuda, et siis olukorras, kus tarbijale tuleks tagastada raha, saaks siis kaupleja teha seda võimalikult kiiresti. Tarbija poolt siis kauplejale esitatud kaebusega seonduvalt tekib kohe siis ka küsimus see, et kas see konkreetne tarbija on olnud lepingu pooleks, kes siis selle lepingu sõlminud. Ehk siis tarbija peab tõendama tehtud tehingut, ehk siis ta peab esitama siis kauplejale sellise tõendi, millest oleks näha, et millal konkreetne tehing sõlmiti ja kes olid siis selle lepingu sõlmimise pooled. Et loomulikult kõige lihtsam teha seda ostutšekiga, aga praktikas, näiteks e-kaubanduse puhul sellist paberkujul tšekki, seda ei väljastatagi tihtipeale, et sellisel juhul tekib küsimus, et äkki on võimalik seda ka muul moel, seda tõendada, sellist lepingu sõlmimist. Sellisel juhul me saame rääkida näiteks arve lisamisest, siis sellele kaebusele või siis põhimõtteliselt on võimalik ka kas näiteks arvelduskond välja võtta, tunnistaja ütluste salvestitega seda tõendada, aga sellisel juhul tekib, seal võib tekkida teatavad sellised tõendamisküsimused, juhul kui näiteks kaupleja leiab, et konkreetsel kuupäeval seda toodet või asja ei ole tema poolest ostetud. Et enamasti selles mõttes sellised vaidlused taanduvad ikkagi, neid lahendatakse kohtumenetluses
et kui hiljem tuleb juttu siis meie ameti juures tegutsevast tarbijavaidluste komisjoni praktikast või seal lahendatud vaidlustest, siis seal tuleb arvestada, et komisjon saab ikkagi hinnata ainult siis dokumentaarseid tõendeid, et komisjon ei saa üle kuulata tunnistajaid. See tähendab, et jah, et iseenesest kui lisada juurde arvelduskonto väljavõtte, siis seda on võimalik ka hinnata, aga võimalik, ütleme, kui pooled jäävad seal erinevatel seisukohtadele, et hiljem vaidlus läheb edasi kohtusse, siis võib selline tõendamisprobleem ka tulla. Nii. Siis selles kauplejale esitatavates avalduses või kaebuses saabki siis tarbija nõuda kahte asja. Esiteks ta saab nõuda kas siis asja parandamist või asendamist, et see nõue on nüüd tarbija enda vaba valik, millise nõude ta esitab. Oluline on see, et see konkreetne nõue, kas siis parandamise või asendamise nõue ei tooks siis kauplejale kaasa ebamõistlikke kulutusi ega siis need põhjendamatuid ebamugavusi. Ja loomulikult oluline on siis ka see, et tarbija koheselt ei saa siis nõuda lepingust taganemist. Et lepingust taganemine tekib tal alles siis, kui siis kas asja parandamine või asendamine ei õnnestu. Ja, mis puudutab nüüd asja parandamist, siis ütleme, seadus ei näe ette, et mis aja jooksul täpselt parandamine peab aset leidma, aga selline, ütleme, kasutada on mõistlikkuse põhimõtted, mis tuleneb võlaõigusseadusest, mis näeb ette, et siis praktikas, ütleme, selliste lihtsamate asjade puhul võib olla isegi mõned päevad, aga keerulisemate tehnika, näiteks seadmete puhul me võime rääkida kuust ajast isegi asja parandamise puhul. Et näiteks, ma ei tea, kui on mindud näiteks võtme paljundustöökotta ja seal on paljundatud võti, mis osutub natukene, ütleme, defektseks, mis tõttu ta ei ava seda lukku, mida on loodetud, et avaks. Et sellisel juhul on tarbijal võimalik minna sinna töökotta tagasi, paluda, et see natukene triipingi peal seda võtit kohendatakse ja saab seda probleemi koheselt lahendatud. Küll aga kui on tegemist näiteks mingisuguse kalli või keerulise tehnilise seadmega, mis on vaja kõigepealt, ütleme, puhul on vaja siis viga tuvastada, tellida võib-olla väliselt mingisugused täiendavad siis varuosad, ja siis kõik kokku panna, et siis me võime rääkida sellisest isegi 4-nädalasest asja parandamise perioodist. Ja oluline on just see, et parandamise puhul, et see ei tohi tuua kaasa tarbijale selliseid ebamõistlikke ka põhjendamatud ebamugavusi. See tähendab seda, et tarbija, seda tuleb hinnata alati iga juhtumi põhiselt, et mis on see mõistlik aeg, mis võiks kuluda siis asja parandamise peale. Ja nüüd, kui me räägime, siis teine võimalus, mis on tarbijal olemas, siis teine nõue, mis ta saab esitada, on asja asendamise nõue ja asja asendamine tähendab siis täpselt samasuguse toote asemele andmist. Siin on ka jälle see, et tarbija peab, või ütleme, kauplejal on võimalik siin hinnata, et näiteks kui kergesti see defekt on või puudus on parandatav. Et näiteks kui on tarbija ostnud uue sõiduauto, millel ilmneb seal väike selline tehniline praak, mis on võimalik kiiresti ära parandada, siis see ei tähenda seda, et tarbijal oleks õigust, kuna ta võib valida, et kas ta nõuab asja parandamist või asendamist, et ta siis nõuab uut autot, et selline olukord oleks kindlasti müüja jaoks ebamõistlik, et see tähendab seda, et ta võib asja asendamisest keelduda ja siis otsustada parandamise kasuks. Samuti võivad olla tegelikult olukorrad, kus näiteks kauplejal ei ole võimalik enam müüdud asja enam asendada, ehk siis ta näiteks ei toodeta enam või selle hankimine on ebamõistlikult kulukas või keeruline. Aga just, et sellise olukorras on oluline see, et kaupleja võtaks või annaks tarbijale teada, et asja parandamine või siis asendamine ei ole võimalik, ehk siis ta keeldub sellest.
ja sellisel juhul enne seda, kui hakatakse parandama, on vaja kindlasti tarbijalt küsida selle kohane nõusolek. Nüüd, kui me räägime tähtaegadest, siis et ütleme, pretensiooni esitamise aeg on tarbijal 2 aastat, aga see 2 aastat on jagatud siis nii-öelda 2 osaks, et on kõigepealt esimene 6 kuud, mille puhul siis vea põhjuse selgitab jälle kaupleja ja siis ülejäänud 6 kuu, siis 1,5 aastat, ehk siis selle jooksul siis lepivad pooled kokku, et kuidas ja kes siis need vea selgitamise, vea siis põhjused välja selgitab. Selle puhul kehtib, ütleme, rusikareegel on siis see, et kui tegemist on defektiga, tegemist on tootmisveaga, nüüd kui me räägime perioodist, mis jääb, ütleme, mis on siis pärast 6 kuud ja kuni 2 aastat, et siis see 1,5-aastane periood, et kui seal selgub, et tegemist on tootmisveaga, et sellisel juhul on see nii-öelda kaupluse vastutada, aga juhul, kui on tegemist siis toote vale kasutamisega või hooldamisega, et sellisel juhul on siis tarbija see, kes peab tasuma need, ütleme, need tõendamise kulud. Et ütleme niimoodi, et kui siis et lihtne ongi meeles pidada see, et esimese 6 kuu jooksul tasub ja parandab toote alati kaupleja ja kõik ülejäänud, siis see 1,5 aastat, eks ju, see siis sõltub konkreetsest efektist. Et oluline on võib-olla see, et juhul, kui nüüd tarbija esitab selle nõude esimese 6 kuu jooksul, et sellisel juhul iseenesest kauplejal vastuvõtjad sellele olla ei saa, kui siis ainult see nii palju, et kui ta tuvastab, et tarbija on pahatahtlikult seda toodet kasutanud. Et sellisel juhul on võimalik see lugeda siis vastutavaks siis ostja, ehk siis tarbijast ostja. Sellega seonduvalt, võib-olla märgin ka selle ära, et alati, kui siis see puudus nagu tuvastatakse, et siis tarbija mõistlik on, et ta võimalikult vähe seejärel seda toodet kasutab. Kuigi tal on iseenesest, kui nüüd puuduse tuvastamise hetkest, tal on 2 kuud aega, et see kaebust kauplejale esitada, aga mõistlik on see, et ta kasutab seda nii vähe kui võimalik. Samas on alati sellised olukorrad, kus juhul, kui lihtne näide on see, et tarbijal läheb, eks ju, kingakonts katki, kui ta tööle läheb, et mõistlik on see, et ta jalutab tööle lõpuni ja seejärel leiab endale mingisugused teistsugused jalavarjud. Aga sellega seonduvalt siis tekib küsimus, et juhul, kui nüüd siis tarbija on selle nõude esitanud ja kaupleja on seda toodet asunud kas siis asendama või parandama, et millal on siis õigus tarbijal nõuda raha tagasi, ehk siis lepingust taganeda. Et sellisel juhul see eeldab seda, et müüja oleks müügilepingut oluliselt rikkunud. See tähendab seda, et kas siis asja parandamine või asendamine ei ole võimalik, see on ebaõnnestunud või siis kaupleja on õigustamatult keeldunud selle asja parandamisest või asendamisest. Ta ei ole teinud seda mõistliku tähtaja jooksul või on siis tekitanud tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi. Ja siin on ka, ütleme, see rusikareegel on siis see, et kui konkreetne puudus või defekt on ilmnenud teist korda, et sellisel juhul tarbijal müügi puhul käsitletakse seda müügilepingu olulise rikkumisena, mis siis tähendab seda, et tarbijal on õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemiseks peab tarbija esitama tagamisavalduse ettevõtjale ja seejärel siis, ütleme, kui tegemist on põhjendatud avaldusega, et sellisel juhul peavad lepinguga täitma oma kohustused üheaegselt, see tähendab seda, et tarbija peab tagastama kauba ja kaupleja peab siis mõistliku aja jooksul raha tagastama. Et see, mis see tähendab, eks ju, mõistlik aeg, et siin samamoodi seadus täpselt
seda tähtaega sätesta, aga siin võib võtta aluseks selle, et kui kaua võtab ülekande tegemine aega, et noh, ilmselt me räägime siin mõnest kalendripäevast. Siin siis mõningad väike võib-olla kokkuvõte, lühikokkuvõte, et mis need pretensiooni esitamise tähtad on, sest et kõige tähtsam ongi siis see, et kus 2 kuud, kui nüüd puudus tark on ostnud kauba, sellel on tuvastatud puudused, siis on 2 kuud talle aega kaupleja poole pöörduda. Samuti nüüd, kui kaupleja saab selle kaebuse kätte, siis tal on aega 15 päeva, et selle sisuga tutvuda ja siis anda omapoolne hinnang ja siis tarbijale vastus. Jah, mis puudutab defekti või siis puuduse tuvastamist, eks ju, et siin on samamoodi see 6 kuud esimese 6 kuu jooksul müüa ja ülejäänud poolest aasta jooksul siis süüdlane. Ja nüüd, aga sellega seonduvalt praktikas meil on nagu palju küsimusi ka põhjustanud see, et kuidas siis seondub selle pretensiooni esitamise andmisega, pretensiooni esitamise õigusega siis müügigarantii andmine. Et jah, müügigarantii on garantii nii-öelda ametlik nimi võlaõigusseaduse kohaselt ja selle garantii eesmärgiks on siis anda tarbijale soodsam seisund võrreldes seaduses sätestatuga. Ja praktikas see siis tähendab seda, et mõningad näited, kõige lihtsamad näited on võib-olla need, kui seaduse järgi on tarbijal õigus pretensioon esitada 2 aasta jooksul, kaupleja võimaldab seda teha siis 3 aasta jooksul. Või siis näiteks on olukord, kus toode on osutunud defektseks, näiteks sõiduauto, tarbija viib selle kaupleja juurde parandamiseks ja siis kaupleja annab talle samal ajal asendustoote. Et sellisel juhul me saame rääkida olukorrast, mis on seaduses sätestatuga soodsam ja siis me saame rääkida garantiist. Ma toon siin mõningad näited ka, et mis vahe on, ütleme, pretensiooni esitamise õigusel ja garantiil. Et jah, vähe puhul on siis tegemist seadusest tuleneva kohustusega nõudega, milles on siis pretensiooni esitamise näol siis, mis peab vastama kindlatele nõuetele, mille kohta on vaja ka informatsioon tarbijale avaldada, aga garantii on selline vabatahtlik põhimõtteliselt kaupleja otsus, et kas ta soovib seda üldse pakkuda või mitte. Ja sellele vastavalt siis võib ta ise need tingimused ka sisustada. Kõige tavalisemad rikkumised garantiiga seonduvalt on siis need, kus seesama, et garantii ei anna tarbijale seadusega võrreldes soodsamat seisundit. Märgitakse küll, ütleme, müügi juures, et tarbijale antakse garantii 2 aastat näiteks, aga tegelikult selle sisu on sama, mis on pretensiooni esitamise õiguse 2 aastat. Ja samuti siis, kui vaadata natuke lähemalt võib-olla need tingimusi, et siis on tihti need teinekord ebamõistlikud või siis need ei ole võib-olla nii lihtsasti arusaadavad. Tõin natuke statistikat ka, et siin eelmine aasta me tegime Eesti e-kauplejate puhul siis sellise suurema turu-uuringu, kus me võtsime Eesti selline 500 kõige suuremat e-kauplejat ja vaatasime siis muu hulgas ka pretensiooni esitamise õigusega avaldatud informatsiooni ja seal oli, vaatasimegi, et kas ja kui palju siis on kajastatud seda seadust tulenevat nõuet, et tarbijal on õigus 2 aasta jooksul pretensiooni esitada ja seal oli praktikat kuskil 1/3 oli ettevõtjad, kellel see info kas puudus või siis oli see seadus tulenev tähtaeg alla 2 aasta. 2/3 olid siis ettevõtted, kelle tüüptingimused olid sõnastatud selles osas korrektselt. Sellest samast uuringust ma toon mõningad näited ka, et mis praktikas kõige enim probleeme tekitanud, et kõige tavaline on see, et pretensiooni esitamise õigus välistatakse, märgitakse, et selline õigus puudub või siis
märgitakse küll, et see on olemas, aga see ei ole siis mitte 2 aastat ehk siis 24 kuud, vaid kas siis 6 kuud või siis mõningad, kas päevade arvus või alla 2 aastat. Et selles osas tasub, ütleme, oma tegevus ümber vaadata, kellel sellega sellised tingimused on võib-olla tingimustes kirjas. Samuti on see olukord, kus siis välistatakse pretensiooni esitamise õigus teatud kaupadele, näiteks kaubad, mis on teatud hinnapiirist allpool või siis mis on näiteks allahinnatud või siis soodushindadega. Tegelikult jah, sinna hulka võib lugeda ka tooted, mis on siis näiteks kasutatud, et ka nende puhul välistatakse pretensiooni esitamise õigus. Aga tegelikult seadus ei tee vahet, eks ju, et kas on tegemist kasutatud või uue kaubaga. Igal juhul on pretensiooni esitamise õigus olemas. Sellega seonduvalt ma märgin ära ka olukorda, kus näiteks see ei tähenda seda, et ei tohiks müüa defektset kaupa, et defektset kaupa on võimalik ka müüa ja lihtne näide on, kaupleja müüb telekat, millel on katkine telekapult, et sellise kauba müümine on täiesti seadusega kooskõlas, aga seal tuleb lihtsalt märkida müügi hetkel, kui tarbija seda ostuotsust teeb, et tegemist on katkise puldiga, siis selle puldi osas ei saa tarbija hiljem pretensioone esitada, küll aga teleka osas saab küll. Ja siis sellised vaheteod, kus siis näiteks pretensioon saab esitada kunstnahast pealastele jalatsidele siis teatud arv kuude jooksul, aga siis päris nahast jalatsidele näiteks ka aasta jooksul, et sellised praktikad oleme ka kohanud. Ja võib-olla viimane näide on siis see, et kus sõnastatakse iseenesest küll, et kõikidele toodetele kehtib garantii 2 aastat, aga siin ongi see garantii on aetud segamine pretensiooni esitamise õigusega, et garantiiga oleks tegemist siis, kui oleks näiteks 4 aastat või 3 aastat või rohkem kui 2. Ja lisasin siia lõppu ka mõningad kontrollküsimused, mida tasub kontrollida, kui olete saanud pretensiooni või siis tarbija on pretensiooni esitanud, et kõigepealt vaadata üle, siis kas tarbija on korrektselt oma ostu sooritamist tõendanud. Teiseks siis see, et kas see on esitatud 2 aasta jooksul ja 2 kuu jooksul alates puuduvuse ilmnemisest. Ja samuti siis vaadata, et kas see pretensioon on esitatud 6 kuu jooksul või siis ülejäänud 1,5 aasta jooksul ja siis sellele vastavalt anda oma vastus tarbijale 15 päeva jooksul. Kuna ettekanne on selline ajaliselt mõningad piiratud, siis soovitan teil lugeda kindlasti meie juhendit, kus me oleme nendel teemadel põhjalikumalt kõik teemad sisuliselt põhjalikumalt lahti kirjutanud ja küsimuste korral saate pöörduda siis kas meie nõuanne telefoni poole või siis selgitustaotluse vormis meie infomeilile. Nii, aga ma loodan, et et sai teema natukene selgemaks, et kui teil on täiendavad küsimused, siis ma hea meelega olen valmis nendele vastama. Et hetkel mul on tunne, et küsimusi tekkinud ei ole, aga igal juhul, kui need peaks tekkima, siis kindlasti võtke julgesti meiega ühendust ja aitame teid hea meelega. Aitäh! Aga väga kena, suur tänu Martinile ja mul on hea meel siis jätkata meie kohtumise teise osaga. Ja meeldetuletuseks mina Veiko Kopamees ja oma igapäevatöös ongi minu ülesandeks tarbijavaidluskomisjoni tööd korraldada ja tarbijavaidlusi lahendada. Ja mida me järgmine pooltund räägime? Ma arvan, et hästi lühidalt räägime sellest, et mis asi see tarbijavaidlus siis on. Me ei lähe väga teoreetiliseks, et jätame meelde kõige olulisemad märksõnad, mida ühe tarbijavaidluse puhul teadma peab.
räägime kindlasti ka paari sõnaga siis sellest, et miks me seda üldse teadma peame. Ja ma arvan, et see vastus on väga lihtne, et sõltumata sellest, kas igapäevaseks tööks on äri tegemine ja kauplejaks olemine, oleme me kõik tarbijad tegelikult ja tegelikult igapäevaselt, ma ei tea, kes mäletab, millal ta viimati seisis järjekorras, et lennukipiletit osta või kes mäletab seda, kuidas ta nii-öelda reisibüroos reisi ostis, et kõik me teeme oma igapäevaseid tehinguid lausa märkamatult ja kiiresti, et läbi selle me peaksime ka tegelikult teadma, kuidas igapäevaselt sellest tekkivaid vaidlusi lahendada ja mida siis teha, kui osapooled ei jõua sellele arusaamisele, kellel siis õigus on. Aga ma pean siin sissejuhatavas osas paar sellist üldist märksõna ikkagi veel tegema. Kuidas 21. sajandi tarbimine käib, et kus kohast me ostame, sellel ma korra põgusalt peatasin, et suurem osa meie igapäevaelust, meie igapäevatehingutest on tegelikult kolinud internetiavarustele. Tänapäevane ostmine käib imekiiresti, sisestades krediitkaardi andmed ja andes kinnituse ja vajutades nupule maksa, olemegi juba, ma ei tea, tarbijalepingu sõlminud. Ja tegelikult sellest eelnevast on ka kindlasti ootus sellel, kuidas siis mingeid vaidlusi lahendada ja kui kiiresti ja kui mugavalt see käima peaks. Et need märksõnad jooksevad kogu sellest tarbijavaidluste lahendamise teemast läbi, alates siis tõesti sellest, et keegi ei seisa pikas järjekorras lennupiletite ostmiseks, ega ka keegi ei taha nii-öelda tarbijavaidluse lahendust saada aasta, 2 või 3 pärast. Et me eeldame nii, nagu ostmine käib kiiresti, saame me ka vaidlusele lahenduse suhteliselt kiiresti. Aga mida selle teema käsitlemisel nüüd veel teadma peaks? Ma rõhutan siin alguses siis üle kohe paar sellist olemuslikku märksõna, mis meil meeles peaks olema. Et ega need tarbijaõigused ja nii-öelda tarbijavaidlused ei ole asi iseeneses. Küll on teatud sellised põhimõttelised erisused, mida siis seadustes on ette nähtud täiendavalt nii-öelda tarbija õiguste või tarbija huvide kaitseks. Et Martin paari sõnaga esimeses osas rääkis sellest, et üks selline põhimõtteline tarbija õigus on tõesti siis saada ohutu toode, kasutada seda asja või toodet siis tema eeldatava eluea jooksul. Aga mina võib-olla siin tooksin hoopis välja ka selle, et tarbijal on alati õigus enne tehingu või ostuotsuse tegemist saada selle asja kohta piisav ja täpne informatsioon selle asja või eseme omaduste kohta ja informatsioon ka siis selle kohta, kuidas seda hiljem kasutada. See kõlab võib-olla küll triviaalselt, aga igapäevases elus tekib hilisemalt väga palju selliseid tarbevaidlusi just selle sama pinnalt, et asja hilisemalt kasutades, kas asi läheb katki, asi vajab mingeid täiendavaid hooldusi või osi või kulusid, et see on ka üks selline algallikas väga paljude tarbijavaidluste tekkimiseks. Mida see tarbijavaidlus nüüd veel iseloomustab, et enne kui me üldse räägime nagu tarbijavaidluskomisjonist, et mis seda tarbijavaidlust veel iseloomustab? Iseloomustab see, et tegemist on alati siis lepingulise vaidlusega, et selle vaidluse osapoolte vahel, tarbija ja kaupleja vahel on lepinguline suhe, nad on omavahel siis sõlminud mingi müügilepingu, tarbija on tellinud mingi teenuse, tellinud mingi töö ja vastavalt siis ootab teiselt poolelt sellist käitumist.
Ma olen nüüd juba mitu korda rääkinud tarbijast ja kauplejast. Ma arvan, et siin alguses kohe peaks ka selgeks tegema selle, et kes see tarbija siis on ja kes see kaupleja on. Et siis on meil nii-öelda mõisted kõik selged. Tarbija alati siis füüsiline isik ja selline füüsiline isik, kes ei tegutse oma majandustegevuses, ehk siis kes ostab mingi asja või tellib mingi teenuse eelkõige isiklikeks vajadusteks, isiklikuks otstarbeks. Ja kaupleja siis seevastu risti vastupidi, kes tegelebki oma igapäevases kutse- ja majandustegevuses ja kelle jaoks nii-öelda tarbijaga selline lepingute sõlmimine ongi nii-öelda igapäevane äritegevus, mille pealt siis tulu teenida. Et kaupleja ja tarbija mõisted oleme nüüd paika pannud. Sellest kaupleja ja tarbija mõistest tegelikult tuleneb terve hulk hilisemaid järelmeid. Sellest tuleneb ka kindlasti see, et kui vaielus tekib kahe eraisiku vahel, kui Mati ostab Jürilt auto ja ei ole rahul selle auto mingite omadustega, siis tegemist ei ole tarbijavaidlusega ja seda vaidlust ei saa ka lahendada tarbijavaidluste komisjon. Ja vastupidi, kui kahel äriühingul omavahel äri ei lähe ja tahaks omavahel nõudeid esitada, ei ole ka tegemist siis sellise olukorraga, mida saaks tarbijavaidlusena lahendada ja mida lahendaks tarbijavaidluste komisjon. Et selles mõttes meelde tasub jätta siis tõesti alati see, et poolte vahel lepinguline suhe, pooled on sõlminud tarbijalepingu, ühel pool peab siis olema füüsiline isik ehk tarbija ja teisel pool peab siis olema kaupleja. Ja võib-olla selle eelnevalt teadmiste plokis, mis aitab seda hilisemat paremini mõista, tasuks siis meelde jätta ka siis see, et selline põhimõtteline nõue või eeldus on see, et tarbija osas tohib kasutada siis eelkõige ausaid kauplemisvõtteid, ehk siis see äritegevus tegelikult peab olema siis selline, mis ei eksita tarbijat või veelgi enam aeg-ajalt on ka need kauplemismõtted agressiivsed, kus siis nii-öelda tarbijale sunnitakse mingi tehing peale. Võib jälle küsida, et milline see seos siis selle igapäevapraktikaga on või igapäevaprobleemidega, aga väga lihtne. Ka tarbijavaidlustest moodustab kindlasti arvestusliku osa see olukord, kus siis tegelikult ongi tarbija osas kasutatud ebaausaid kauplemisvõtteid, kas seal on kaupleja poolt kehtestatud sellised ühepoolsed tüüptingimused, mis on ebamõistlikult tarbijat kahjustavad või teatud juhtudel tõesti on ka siis äritegevus lausa selline, kus kaupleja sunnib mingi tehingu või otsuse peale sellisel moel, et tarbijal ei ole vabadust siis ise nii-öelda hinnata ja ise teha seda ostuotsust. Kas lähtutakse valedest andmetest või nii-öelda, kuidas see on, et selleks, et sellest müügimehest lahti saada, siis olen juba nõus selle kodumasina ära ostma, peaasi, et ta ükskord minema hakkaks. Aga hüva. Ma arvan, et me oleme selle eelneva tausta endale nüüd piisavalt hästi selgeks teinud ja me saame hakata nüüd rääkima siis, milles need tarbijavaidlused juba seisnevad ja millised need kõige tüüpilisemad probleemid on. Tarbijavaidluste komisjon lahendab iga-aastaselt pea 2500 vaidlust ja kõige lihtsamal moel võiks välja tuua selle, et igal juhul peab olema eelnevalt konflikt aset leidnud juba tarbija ja kaupleja vahel ja nad ise ei ole siis seda lahendada suutnud. See on tegelikult nüüd peegelpilt sellest esimesest webinari osast, kus Martin rääkis pretensiooni lahendamisest. Ehk siis alati sellisele klassikalisele tarbijavaidlusele eelneb selle eellahendamine siis pretensioonimenetluse korral ja esimene selline nõuanne, mis võiks olla, et kui see pretensiooni lahendamine on olnud piisavalt korrektne ja põhjalik, siis see väldib ka hilisemat tarbijavaidlust.
Ehk siis suure osa probleeme on võimalik juba nii-öelda ennetada ja ära hoida läbi selle kvaliteetse pretensiooni lahendamise. Aga kui see tõesti peaks jõudma juba tarbijavaidlusena, siis ka tarbijavaidluste komisjonini, siis mis see põhiline 2020 on? No vaieldamatult 2020. aastal on tarbijavaidlustena väga palju laual ülemaailmsest pandeemiast ja tervisekriisist tulenevaid nõudeid. Majanduslangus on kindlasti tekitanud olukorra, kus mõlemal poolel, nii kauplejatel kui ka tarbijatel on raskusi ja ka arvestatav osa vaidlustest on siis sellise, kuidas ma nüüd ütlen, sellest samast nagu natukene teistsugusest olukorrast võrreldes tavapärasega. See puudutab siis nii reisivaidluseid, puudutab nõudeid, et saada tagasi raha oma makstud pakettreiside eest, saada tagasi raha lennukipiletite eest, aga ka kõige laiemas mõttes kõik üritused, kontsertid, asjad, mis ära jäid, annavad selle aasta vaidlustes tooni. Kui nüüd natukene ajalukku pikemalt tagasi vaadata, siis kindlasti on iga-aastaselt palju ka sõidukitega seotud vaidlusi, sõidukiremondi, aga ka mööbli, olmeelektroonika ja tehnikaga seotud vaidlusi. Ma arvan, et me oleme nüüd peaaegu juba selgeks saanud, mis asi on tarbijavaidlus. Me oleme üle vaadanud selle, kes seal tarbijavaidluses osalevad. Alati jääb nüüd üle küsida veel, et mis siis selles tarbijavaidluses erilist on või miks just tarbijavaidlust pidama peab. Selle tarbijavaidluse üks idee on ka siis see, et ta peaks olema piisavalt lihtne ja hõlbus ka nii-öelda keskmisele tarbijale, ehk siis ta ei tohiks nõuda inimeselt õigusalaseid eriteadmisi, kes soovib sellise vaidluse algatada. Ja teisalt sellele lihtsusele peaks ka lisanduma siis selline kiirus. Ehk siis kindlasti oleme kuulnud, et kohtumenetlus on keeruline, et kohtumenetluses saavad hakkama ainult võib-olla õigusasjatundjad või advokaadid või juristid ja peale selle, et kohtumenetlus võtab palju aega, siis tarbijavaidlus peaks siis olema võrreldes sellega lihtsam, kiirem ja ta peaks olema nii-öelda kättesaadav sellisele keskmisele tarbijale. Kui ma ennem rääkisin tarbija õigustest, siis üheks selliseks olemuslikuks tarbija õiguseks on ka õigus saada sellist infot või õigus saada nõu ja abi, õigus saada nõustamist. Et tarbijavaidluste puhul on siis tõesti ka see, et isikul on õigus pöörduda eelnevalt tarbija nõustajate poole ja saada oma tarbijavaidluse sellise õiguslike küsimuste osas nõu ja abi. Nii et selles mõttes, kui ise ei oska, saab alati tarbijaga seda küsida. Kauplejaga on selles mõttes natukene parem, et kaupleja puhul eeldatakse, et oma professionaalses tegevusvaldkonnas, selles, millega ta igapäevaselt tegeleb, on see siis jaekaubandus või majade ehitamine, et selles valdkonnas on ta ise juba kompetentne ja oskab ka ise juba nii-öelda kõiki ette tulevaid küsimusi lahendada. No nii, ma olen juba paar korda märkinud, et vaidlust vaatab tarbijavaidluste komisjon ja tarbijavaidlus on selline, et ma pean kindlasti nüüd kohe teile ära ka rääkima, et mis asi see tarbijavaidluste komisjon siis on. Kes selle siis moodustab ja mida ta teeb, millistest põhimõtetest ta lähtub ja kuidas ta siis toimetab. Et ma ei hakka teid väga tehniliste üksikasjadega koormama. Tarbijavaidluste lahendamiseks moodustatavad komisjonid on tegelikult sõltumatud ja on moodustatud tippkvalifikatsiooniga õigusekspertidest, kelle nimetab siis majandus- ja kommunikatsiooniminister.
Ja komisjoni põhimõtetest siis tõesti on see, et kuna komisjon on iseseisev ja selles osas siis sõltumatu, ta nagu otseselt ei allu ühelegi nagu valitsusasutusele või otseselt ei allu ühelegi ministeeriumile, siis komisjoni nii-öelda otsuste või komisjoni hinnangute peale ei saa ka siis selles mõttes kellegile kaevata, et ei ole ei ministril ega Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoril voli hakata komisjoni otsuseid kuidagi ümber hindama. Komisjoni juures kindlasti rõhutan ka üle veel selle, et Eesti Tarbijavaidluste Komisjon saab eelkõige lahendada ikkagi Eesti ettevõtete ja Eesti kauplejatega juhtuvaid vaidlusi, et kui me oleme ostnud endale AliExpressist mingeid moekaid kaupu, siis nende probleemide puhul ei saa Tarbijavaidluskomisjon neid kuidagi lahendada, et Euroopa Liidu kauplejate puhul on võimalik siis saada Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuselt abi ja on võimalik seda Euroopa Liidus asuva kauplejaga tekkinud vaidlust lahendada siis sellise koostöövõrgustiku kaudu, kus vahendatakse siis selle vaidluse lahendamine siis teisele Euroopa Liidu pädevale asutusele. Aga Eesti Tarbijavaidluste Komisjon lahendab eelkõige Eesti kauplejaga toimunud tarbijavaidlusi. Ma nüüd juba hakkasin rääkima, et mida see Tarbijavaidluste Komisjon lahendab ja mida ta ei lahenda. Ma võib-olla pean siin paar repliiki selles osas veel kohe ära rääkima. Mitte kõiki vaidlusi ei saa Tarbijavaidluste Komisjonis lahendada. Et tegelikult on ka terve hulk selliseid spetsiifilisi valdkondi nagu tervishoid, meditsiin, aga näiteks ka need olukorrad, kus kellelgi on tekkinud tervisekahjustuse või surma tagajärjel mingi kahju või midagi sellist, et selliseid vaidlusi tarbijavaidlustena ei käsitleta ja selliseid vaidlusi ei lahenda Tarbijavaidluste Komisjon. Kui teil laps saab koolis halva hinde, siis seda ei saa ka Tarbijavaidluste Komisjonis vaidlustada, sest puudub vajalik tarbijaleping ja puudub tarbimissuhe. Nii et aeg-ajalt kindlasti on selliseid nüansse, mida siis Tarbijavaidluste Komisjonis ei saa lahendada. Etteruttavalt võib-olla paar märksõna siis veel, et Tarbijavaidluste Komisjon ei saa lahendada ka tehnilises mõttes selliseid väga keerulisi vaidlusi, kus tuleb näiteks tunnistajaid üle kuulata, et menetlus on sellise lihtsa ja kiire iseloomuga, siis selle menetluse käigus ei toimu paikvaatlust või ei kuulata üle tunnistajaid, ei selgitata seda tõde välja päris sellise põhjalikkusega nagu kohtumenetluses. Et see toob kaasa ka selle, et kui on ikkagi väga põhjalikke ekspertiise vaja või kui see asi nõuab eriti põhjalikku uurimist, et siis võib ka Tarbijavaidluste Komisjon soovitada, et pigem pöörduge kohe kohtusse ja lahendage seda vaidlust kohtus. No nii, kuidas lahendatakse ühte vaidlust, aga ma saan aru, et meil on vahepeal tekkinud küsimusi. Tegelikult tekkinud eelmise teema kohta ja küsimus on selline, et küsija tsiteerib TTJA uudist. Kuivõrd seaduses pole olukorda selgelt reguleeritud, on TTJA seisukohal, et asja parandamise või asendamise korral hakkab asja parandatud osa või vahetatud asja suhtes kehtima uus 2-aastane pretensiooni esitamise õigus. Ja küsija siis küsib, et miks on arvamus muutunud? No tegelikult võlaõigusseaduse vastav regulatsioon on juba aastakümneid kehtinud, et tarbijaõigusi kindlasti tagab kõige paremini selline olukord, kus tarbija ikkagi saades asja saab seda kasutada siis ikkagi eeldatava aja ja isegi kui seda asja siis asendatakse teise asjaga, peaks ta õigustatult siis ootama, et nüüd ta saab ikkagi vähemalt siis sama kaua seda kasutada.
aga tegime sellise väikse vahepõike, et ma keeran nüüd selle jutu nüüd uuesti komisjoni igapäeva töö juurde ja peaks küsima, et kindlasti paljud ettevõtjad, kauplejad, kes meid praegult kuulavad, on võib-olla tarbijavaidluste komisjoni tööga kokku puutunud, et praegult, kui auditooriumi ees oleks võimalik otse rääkida, siis ma küsiks, et kellel siis oli viimane tarbijavaidlus ja kuidas ta lahenes, aga kuna mul seda võimalust hetkel ei ole, siis ma räägin teile ise, et üks tarbijavaidlus tegelikult algab sellega, et tarbija esitab nii-öelda siis omapoolselt selle probleemi või kõik need andmed, mis tal siis selle vaidluse kohta on ja esitab ka selle sama eelneva pretensiooni ja selle pretensiooni lahendamise info, millest oli siis esimesel pooltunnil juttu. Tarbijavaidluskomisjon ise nii-öelda seda menetlust siis ei algata, et see algab ikkagi ainult tarbija pöördumisel ja võib-olla tasub siin meelde jätta ka siis see, et kauplejal ei ole võimalik ise seda menetlust algatada, et selline õigus tarbijavaidlus algatada on ikkagi tarbijal. Tarbijavaidlus on tarbijale tasuta, see ei ole lõivustatud ja kui ma ennem rääkisin, et tarbijavaidlus peaks olema selline lihtne ja kiire, siis tarbijavaidluse läbivaatamine toimub keskelt läbi seal 70–90 päeva jooksul ehk siis 2–3 kuud. Et selle aja jooksul, kas see vaidlus siis laheneb nii-öelda osapoolte kokkuleppel või kompromissiga või osapoolte lepitamisega või siis juhul, kui pooled ei jõua selleni, lahendab siis selle tarbijavaidluste komisjon oma otsusega ja otsustab siis kumma poole kasuks või kummal poolel siis on õigus. Ja selle menetluse käigus siis tõesti kuulatakse ära poolte seisukohad, mõlemal osapoolel on õigus oma seisukohta anda, oma hinnang olukorrale. Üldjuhul toimub see menetlus kirjalikus vormis. See tähendab seda, et see seab mõlemale vaidluse poolele teatud piirangud, et väga keeruline on rääkida lihtsalt mulle tundub, et selle kohta peab ikkagi ka olema mingisugune selline dokument või mingisugune tõend, on see siis eksperdi arvamus, on see spetsialisti hinnang olukorra kohta, et paljudel juhtudel mulle tundub, et suulisest mõttekäigust jääb vaidluse lahendamisel väheks. Menetlus toimub eesti keeles ja menetluse puhul võib-olla tasub veel meeles pidada seda, et mõlemal poolel on võrdsed õigused ja kohustused, et selles mõttes ei ole üks pool teisele eelistatud, mõlemal poolel on õigus kõigi dokumentidega tutvuda, mõlemal poolel on õigus saada kogu info selle asja kohta ja komisjonil kui sellisel on õigus siis anda hinnang sellele, kummal poolel oli siis õigus või kumb pool siis midagi tegema peab. Komisjonil on tegelikult õigus ka veel otsustada, et juhul, kui need asjaolud vaidluse juures on sellised, mis nõuavad osapoolte suulist ärakuulamist, võib siis komisjon korraldada ka suulise arutelu ja kuulata suuliselt ära mõlemad pooled. Puhtprotsentuaalselt 80% menetlusest ja toimingutest on kirjalik ja 20% on suuline. Mis on siis see eelistatud olukord? Eelistatud olukord on kindlasti see, kus pooled ise lepivad selle menetluse käigus ära. Tarbijavaidluste komisjon toetab seda alati, seda toetavad ka seda menetlust läbiviivad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juristid. Mõlemad pooled, võib-olla nõustamisest selles etapis päris korrektne enam rääkida ei ole, aga mõlemale poolele ikkagi selgitatakse ka seda õiguslikku olukorda ja selgitatakse nii-öelda, millised on mõlema poole nii-öelda õigused ja kohustused ja milline võiks olla selline mõistlik mõlemat osapoolt
rahuldav lahendus. Ja olgu kohe märgitud, et nendest pea 2500 tarbijavaidlusest ikkagi kolmandik lahenebki niimoodi ära, et ei pea siin komisjon hakkama otsust tegema, vaid pooled jõuavad omavahelisele kokkuleppele. Selle omavahelisele kokkuleppele jõudmine lõpetab ära ka selle menetluse. Ja tõepoolest, kui nüüd sellele kokkuleppele ei jõuta ja komisjon ikkagi peab selle asja lahendama ära otsusega, siis komisjoni 3 liiget, nagu ma ütlesin, komisjoni esimeheks õigusasjatundja ja tegelikult komisjoni 2 teiseks liikmeks on ühelt poolt siis tarbijate nii-öelda organisatsiooni esindaja ja kauplejate esindaja ja selles 3-liikmelises sellises koosseisus tekib ka siis tasakaal, kus on ühelt poolt kaetud õiguslikud küsimused, aga on ka arvestatud siis nii kaupleja kui ka tarbija huvidega. Otsus tehakse siis osapooltele teatavaks ja otsus on soovituslik. Ehk siis sellist olukorda, kus tarbijavaidluste komisjoni otsust, ma ei tea, kohtutäituri poolt või täitemenetluses täidetakse, ei ole. Võib-olla ma peaks märkima veel ka see, et kui ma ütlesin, et menetlus on tasuta ja kumbki osapool midagi maksma ei pea, et siis juhul, kui kumb osapool peab vajalikuks ekspertiisi teostamist või vajab tõlgiabi või mingit täiendavat sellist dokumentide hindamist, et siis sellised menetluskulud on muidugi mõlema osapoole enda kanda. Ja suurem osa neid otsuseid täidetakse vabatahtlikult. Tegelikult kauplejad ja tarbijad on väga mõistlikud ja täidavad neid otsuseid ja ütleme, kindlasti on selliseid kauplejaid, kes ei täida ja nende kauplejate kohta siis peetakse sellist otsuseid mitte täitvate kauplejate nimekirja, võiks ka nimetada musta nimekirja, et see on siis avalikult veebis üleval, et need otsused on siis täitmata. Keskelt läbi on seal sadakond kauplejat, võib-olla, et suurem osa, nagu ma ütlesin, nendest otsustest siiski varem või hiljem täidetakse. Ja nii nagu õigusriigis ikka, kui ei olda otsuse sisuga rahul või kui leitakse, et õigus ei ole ikkagi maamuna peale saabunud, siis on osapooltel võimalik seda vaidlust kohtus jätkata. Et sellisel juhul siis saab nii kaupleja kui ka tarbija pöörduda siis hagimenetluse korras maakohtusse ja saab seda vaidlust jätkata kohtus. No nii, me oleme teinud ringi peale tarbijavaidlusele eelnevale olukorrale, me oleme läbi arutanud selle, kuidas siis seda tarbijavaidlust lahendatakse, kes seda teeb. Mul jääb siin kokkuvõtvas plokis üle tõdeda, et ega komisjon ei ole ka selgelt nägija ja komisjon ei tea, mis osapoolte vahel varasemalt juhtus. Ja tegelikult komisjon ei oska ka öelda seda, et kuidas see tuleviku elu on, et see on ikkagi ainult see üks hetk, kus fikseeritakse mingi olukord, mis tarbija või kaupleja vahel olla võis. See palett nendest erinevatest otsustest on tõesti seinast seina. See puudutab alates veebipoodidest ostetud kaupade tagastamise õigust ja vaidlusi selle üle, et kas madratsi või kõrvaklappide tagastamine on ikkagi võimalik ja kas tegemist on hügieenilistel kaalutlustel mitte tagastatava tootega. Ja tõesti, nagu ma ütlen, tarbijavaidlused peegeldavad ka seda igapäevaelu, mis meil ümberringi on, et see probleemide ja vaidluste keerukus on nii lai, et vaieldakse ka kindlasti selle üle, et millisele kvaliteediklassile peavad kaitsemaskid vastama ja et kas müüdavad kaitsemaskid vastasid sellele kvaliteediklassile ja mitte. Ja lõpetades tõesti selliste kinnisvara arenduste vaidlustega, kus vaieldakse selle üle, et kas
paberi peal ette maha müüdud kinnisvaraarendus siis vastas hiljem siis see tegelik olukord sellele, mida seal müügihetkel pakuti. Nii et neid vaidlusi on tõesti seinast seina, alates mida suuremaks telekad lähevad, seda rohkem neid katki läheb ja vastupidi. No ma ei tea, jääb üle tõdeda, et praeguseks peaks nüüd kõik selge olema. Jääb üle uurida, et äkki tekkis mõni mõte, tekkis mõni küsimus või mõni arvamus, aga juhul, kui neid ei ole, siis minul jääb üle kõiki tänada. Oli väga meeldiv teiega tuttavaks saada. Ma hea meelega lehvitaksin teile siit ja soovin kõigile siis arukat kauplemist. Ja kui peaks vaidlus tulema, siis ei ole vaja karta, vaielge targalt, jääge oma seisukohtade juurde ja saage õiglane otsus. See sirutus on mitte minu rõõm, et see asi on lõppenud, vastupidi, mina hea meelega räägiks veel. See sirutus on teile, et te saate nüüd arvuti tagant püsti. Minu poolt aitäh! Ma täpsustaks seda küsimust, mis on esitatud. Jah, selles mõttes küsimus, millele sa juba vastasid tegelikult, aga ma natukene vastaksin ka omalt poolt, kuna see puudutas pretensiooni esitamise õigust. Ja küsimus oli siis selline, et miks on siis ameti seisukoht muutunud küsimuses, et miks hakkab siis asja parandamise või osa või vahetamise korral kehtima siis uus 2-aastane pretensiooni esitamise õigus. Et küsimus iseenesest on põhjendatud, sellepärast, et antud teema on päris palju nagu vaidlusi tekitanud nii ametis kui ka komisjonis. Ja seetõttu me otsustasime ka põhjalikumalt seda küsimust analüüsida, et jah, see on õige, et see antud säte on kehtinud tegelikult üle 20 aasta juba, et see säte tuleneb siis tarbemüügi direktiivist, mis võeti vastu juba aastal 1999 ja see näeb ette, et nii-öelda asja lepingu tingimustele mitte vastamise korral on siis kehtib see 2-aastane pretensiooni esitamise õigus. Aga selle sätte probleem on siis see, et see võib olla mitmeti tõlgendatav. Et ühelt poolt on selle sätte eesmärgiks siis tagada ettevõtjale õiguskindlus, aga teiselt poolt on ka õiguskindlus selles osas, et kui 2 aastat läbi saab, et siis ta saaks enam täiendavad nõudeid tarbijate poolt. Aga teiselt poolt on siis küsimus all ka tarbijasõbralik lahendus, mis aitaks siis vältida olukordi, kus siis asi läheb katki seal kuskil natukene teist aastat ja siis see asi parandatakse selliselt, et ta kestab, see asi kestab ainult siis mõned kuud ja siis läheb uuesti katki. Et amet pöördus selles küsimuses ka Justiitsministeeriumi poole ja kuna Justiitsministeerium oli pigem seisukohal, et tõesti, et see 2-aastane pretensiooni esitamise õigus algab siis uuesti selle parandatud asja osa suhtes või siis vahetatud asja suhtes. Et sellest tulenevad ka siis me hindasime ka enda positsiooni. Aga selle probleem natuke on siis see, et antud küsimus, ütleme, seda ei ole, selle kohta puudub kohtupraktika nii Eestis kui ka siis Euroopa kohtus. Et tulenevalt asjaolust, et see säte on tegelikult lisatud kõikide liikmesriikide kehtivasse õigusesse, siis liikmesriigid tõlgendavadki seda natuke erinevalt. Eestiga näiteks on sarnasel seisukohal väga mitmed riigid, Austria, Sloveenia ja nii edasi, aga samas on seda sätet võimalik tõlgendada ka niimoodi, et kas siis ütleme, pretensiooni esitamise õigus pikeneb ainult siis, ütleme siis selle parandamiseks või asendamiseks kulunud aja võrra või siis osades riikides hakkab siis seadus on sätestatud üheselt, et see hakkab siis uus 2-aastane pretensiooni esitamise õigus. Samas on ka näiteks Rootsis olukord, kus seda ei ole üldse sätestatud niimoodi, et ühesõnaga see küsimus on tõesti, ta võib olla mitmeti tõlgendatav, aga hetkel jah, meie seisukoht on selline, nagu on ta kirjeldatud meie pretensiooni juhendis ja seda sellega on nõustunud ka
ka mitmed õiguseksperdid, sealhulgas siis ka Justiitsministeerium, et sellest tulenevalt ka meie seisukoht otseselt muutunud ei ole, aga me oleme lihtsalt seda natukene teistmoodi kommunikeerinud.